Ja veel kord tere tulemast. Veepäev on tähtis asi, tasus tulla. Nii et tervitame siis kohalolijaid ja neid, kes netis, sest et netis on mõned head sõbrad ja võib-olla palju tuleviku kolleege ja sõpru ja ka loodetavasti oma fännklub. Tunnustada tasub veel enne kui päev algab, tasub tunnustada korraldajaid, sest need numbrid, mida täna on juba öeldud 2 korda, tuleb üle rääkida, sest et meil on 11. veepäev, mis on väga suur asi. Keegi on oma elust kulutanud selliste konverentside ja päevade tegemiseks juba 11 korda aega ja seda on meile vaja. Ja juba 4. konverents, see tähendab, et me võtame ka sõna, püüame võib-olla natukene peenemalt vaadata teema sisse ja kuulata esinemisi, vaadata postereid. Teema valik on kuivlatest siis, aga selle sõna taga on sügavam sisu. Seetõttu, et käimlas käimisega kaasneb midagi muud, kaasneb ka siis vee kokkuhoid, või ka kui käibla on kuiv, nii kuiv, siis me peame ennast ka lõpuks pesema, nii et meil on vett ikka vaja, nii et me tiirutame vee ümber. Nii et mure veest rääkides on meil suurem kui meie isiklik vajadus käia käimlas. Ja me tavaliselt räägime siis valikust lokaalne, kohalik ja kohalik täna selle konverentsi seminari mõistes võiks olla ka kohalik omavalitsus. See võiks olla kohalik talu, kohalik sündmuse korraldamiskeskus, aga see võib olla ka mina ise üksi. Teises otsas on globaalne valik, ehk siis me räägime veest globaalselt ja globaalsetest võtmesõnadest, mida me märkame oma ühiskonnas, on suurtest konverentsidest kliimakonverents. Viimati toimus see novembris-detsembris eelmisel aastal. Ja kui me kliimaga seostame tavaliselt kasvuhoonegaase ja kliima soojenemist, siis ja see on just nagu atmosfäär, see on kuskil mujal, see on kuskil neil, sest meil on ju ainult, autoraadio ütles 13 kraadi, et me veel püüame vastu puksida sellele mõttele, et äkki ikkagi ei soojene. Siis minu suureks üllatuseks kliimakonverentsi tagatubades ja kõrvaltelkides räägiti veest. Ja veest rääkides oli laual 3 võtmesõna, mida meie ühiskond peaaegu üldse ei räägi Eestis. Globaalses mõistes kõige tähtsam veeteema on magestamine, aga magestamine ei ole selleks, et magestada vett, vaid et vett ei ole. See on ainus võimalus. Ja me räägime Eestis, et mis ei ole üldse meie teema, vale jutt. Me räägime magestamisest ka Eestis, me kompame seda teemat, me veel ei oska ja veel ei ole käes see päev, kui me peame, aga me näeme, et siin-seal eriti rannikul olevates tööstustes vett ei jätku ja siis me vaatame mere poole. Nii et magestamine tähtis teema. Kui me magestame, siis see on üks kallis töö, sest me kasutame pöördosmoosi näiteks, mis on väga energiamahukas. Ja kohe tuleb jutuks teine teema, mille nimi on kogu veesektori dekarboniseerimine, ehk siis, et me peame selgeks õppima lahendused, kuidas me saame ilma fossiilse elektrita vee puhtaks, sealhulgas magestatud. Ja 3. teema, mida oli kliimakonverentsid kaasa võtta, on taaskasutusvesi. Tahame seda või ei taha, see tuli välja enam-vähem kõigist veeteemalistest esinemistest. On aeg võtta kasutusele vesi, mida me väga kergekäeliselt ära viskame. Ja nüüd, kui siduda see kokku magestamisega näiteks, me läheme magestama merevett, mis on soolane, nii soolane, ja ometi me viskame ära küllaltki palju heitvett, mis on peaaegu juba soolavaba. Natukene on veel vaja teha, et see vesi oleks kasutuskõlblik. Nii et me ootame sel aastal Eestis taaskasutusvee määrust, mis siis paneb paika tärnid, kuidas ja kus taaskasutusvett tohib kasutada. Nii et
me hoiame vett kokku ja kasutame seda arukalt ja aruka kasutamise üheks võtmesõnaks võiks olla see, et igal aastal me märkame ajalehes pealkirju, tavaliselt on see Viimsi teemaline pealkiri, neil nüüd vett ei jätku, eks ole. Ka sel aastal ja selle aasta pealkirjade eripära on see, et need pealkirjad ilmusid umbes 2 nädalat varem kui eelmisel aastal ja umbes 6 aega varem kui üle-eelmisel aastal. Ehk siis kõik see tuleb meile lähemale, millest me püüame ennast veenda, et seda ei ole. On. Nii et hoiame kokku vett ja sellega kaandub täiesti ootamatu teema, mida me peame lauale tõstma ka sellistel seminaridel siin, on see, et arutu kokkuhoid võib teha paha. Nii et oma veemajandusinseneride seltskonnas me räägime ka teemal, et kui sina hoiad kokku oma isiklikku koduvett, kaevuvett, siis su kaevuvesi jääb seisma ja läheb halvaks. Nii et me peame kokku leppima ka selles, kuidas hoida vett kokku nii, et me ei tee omale karuteenet. Hoidsime vett kokku, aga minu puurkaevu seina külge kasvas nüüd võib-olla miski soovimatu bakter. Nii et selleks sellised arutluse teemad. Teemade valik on siin lai, nii et ma natukene puudutan teemasid, mis täna jutuks tulevad. Esimene on tagada kriisiolukorras joogivesi. See ei pea olema kriis, see võib olla ka siuke, aga mida me tast raiskame, eks, hoiame kokku ja tagame joogivett ja joogivett, kui meil on joogivest puudus, siis esimene koht, kuhu terve mõistus ütleb, kuhu vett raisata ei tuleks, on loputuskast meie käimlas. Aga mida me siis sinna loputuskasti paneme? Kas võiks sinna panna taaskasutusvett? Jah, muidugi võiks, aga kui võib ja kui sa seda tahtma hakkad, eriti kui sa oled firma, siis sa pead selle kohta tegema hanke ja siis me järsku ei oska. Me peame selgeks õppima, kuidas hankida taaskasutusvett näiteks. Ja õnneks me näeme nüüd ka meie oma õppetoolis, Maaülikooli maaehituse veemajanduse õppetoolis ka lõputöid, mis räägivad sellest, kuidas võtta kasutusele hallvesi või vihmavesi, sest see eeldab topelttorustikke, see eeldab vahemahuteid, see eeldab desinfitseerimist maja sees. Nii et me õpime seda tasapisi ja õpetame oma tudengitele, kes hakkavad ühel hetkel tegema projekte selle kohta. Tagasi käimlate juurde, me peame tagama selle, et kui vesivets ei tööta, me saaks oma häda tehtud, ehk siis, et milline võiks olla see kriisiolukorra käimla, nii et see tuleb jutuks. Kui me räägime omast kinnistust, siis me saame hakkama. Lähme Marja põõsa taha, küllap me saame hakkama. Kui me räägime linnaruumist, Annelinnast, Lasnamäest või Tallinna kesklinnast, siis me ei saa minna põõsa taha. Meil on vaja valmis lahendusi ja meil on täna ka pakkuda siin valmis lahendusi näiteks. Nii kui me räägime käimlast, ikka ei saa ümber vee teema, nii et kas sa panid tähele, eile oli siuke märgiline sündmus televisioonis, mille nimi oli Eesti mäng. Ja seal oli väljas küsimus. Ja küsimus oli siis selle aparaadi kohta, kas panid tähele? See oli laua peal, see oli välja toodud Tartu Ülikooli muuseumist, see oli pandud eksitamise mõistes tagurpidi ja siis küsitud, et mis see olla võiks. Ja meie suureks heameeleks vastaja vastas õigesti. Ja siis ta ütles niimoodi, aga mul ju on maal see on mul kuiv käimla kõrval, selle küljes. Ehk siis see ongi täpselt see, mida me tahame, et juhtuks, et me oskaks ilma, kui veevärk ei tööta ja vesivetsu kasutada ei saa, et meil ongi väljas see kuiv käimla ja selle küljes on, et tagada esmane hügieen. Väga tubli. Nii et tehase tooteid me tahame ka näha, sest et kui sa hakkad hankima, siis sa ei saa öelda, ehitatagu mulle vanast kausist. Sa pead kirjeldama seadet või tema parameetreid. Kui me räägime kuikäimlast, siis kuikäimlast sisu käitlemisest peame ka rääkima. Hädas saime lahti, aga nüüd on meil käes see miski, mis on äka, eks ole, kui see on halvasti hoitud ja päris okei, kui see on hästi hoitud. Nii et me räägime kompostimisest ja kui juba kompostida kuivkäimla sisu, siis see läheb sümbioosi kokku kõige muu oma aiakraami kompostimisega.
Nii et tavaliselt see, kas või see sama tootja, kes toodab käimlalahendusi, toodab ka kompostimislahendusi, mis sobivad meie aeda. Ja ka seda on vaja käsitleda läbi arhitekti pilgu, sest et me elame ühises linnaruumis, sageli on meie aiad väikesed ja me ei saa ehitada pillapalla, see kõik peab olema ka nägus, sest muidu me hakkame seda põtkima ja ei taha kasutada. Nii et vaatame ka aeda. Meie oskame käimlas käia, suured inimesed, väiksed lapsed ei oska, nii et neile ikka pannakse mähkmeid ja see, et mähkmed võiks olla ka kompostitavad, see teema on meie jaoks küllaltki uus, nii et vaatame ka seda pärast. Lisaks inimesele on oma roll selles mängus ka loomadel. Loomad ei käi käimlas, aga looma väljaheited on kompostina või teatud mõistes ka toorena taimetoitainete ringluse üks suur osa. Mõned loomad elavad vee sees, kalad üleni vee sees ja sinna nad ka lasevad selle, mis neist tuleb ja rikuvad sellega vett. Kui see on üksik kala üksikus jões, siis me seda ei märka, aga kui me läheme kalakasvatusse, siis seal on vett suhteliselt vähe selle kalamassi kohta ja vesi saab mustaks. Ja siis me näeme hirmsat vaevat seda vett puhastada, aga samas see vesi on ju millegi jaoks toit ja toitaineid. Nii et me oleme siis Maaülikoolis käima lükanud 2 projekti, et proovida lahendust, kuidas võtta hallvesi või kuidas võtta sademevesi, anda seda kaladele, siis võtta kalakasvatusest vesi, anda seda taimedele ja siis tagasi, ehk siis kujundame sellist ringlust akvapoonilistes süsteemides. Ja mul on kaasas üks väike poster, mille ma siis kohvi või siis selle nimi on nüüd veepaus, eks ole. Veepausi aegu siis välja tõstan, et näeks, enam-vähem oskaks tajuda, mis suunas siis teadustööd on võimalik teha. Aga kõik algab pihta väikestest sammudest, meie isiklikest eelistustest, kumba käimlasse minna. Ja kõik hakkab pihta siis ka organiseerimisest. Ehk siis, et kui me ei ole enam üksikisiku tasemel, siis keegi juhib meid käimlasse. Olgu selleks või siis Päästeamet või kohalik omavalitsus ja siis peab see käimlalahendus olema valmis ja meid ootama. Nii et ma hea meelega annaks siis mikrofoni üle järgmistele kõnelejatele, kes siis samm-sammult neid teemasid avavad. Aitäh!